Tere tulemast kursusele Tõhus andmetöötlus ja dokumendihaldus. Kui te minu videot kuulete ja näete, siis see tähendab, et te olete kenasti Moodle'i kursusele sisse juba loginud. Ja mul on väga hea meel, et selle kursuse vastu on olnud väga suur huvi. Paari sõnaga endast. Ma tegelikult olen hariduselt matemaatikpedagoog ja teise hariduse olen saanud IT-valdkonnas. Ma olen väga pikka aega õpetanud ülikoolis erinevaid digioskuse kursuseid, teinud täiendkoolitusi ja tegelikult ka digitaalseid kommunikatsioonioskuste kursuseid läbi viinud, nii et mul on päris pikaajaline kogemus selles valdkonnas. Ja ma näen, et inimesed sageli väga tahavad olemasolevaid rakendusi kasutada, aga nad ei oska seda piisavalt tõhusalt teha. See on see põhjus, miks ma sellise ettepaneku tegin. Nüüd, kuna tegemist on 100% iseseisva kursusega, siis me tegelikult füüsiliselt teiega ei kohtu. Ehk mina laengi üles erinevad videojuhised, on olemas õppematerjalid, ma kohe tutvustan teile seda Moodle'i kursust ja suures osas tuleb teil läbida see kursus iseseisvalt. Ühest küljest on see väga hea, sellepärast, et te saate seda teha täpselt sellises kohas ja sellisel ajal, nagu teile sobilik on. Teisest küljest te võite Teile võib tunduda, et te jääte natuke üksi. Kui teil tekivad küsimused, siis auditooriumis on hästi lihtne kohe õppejõuga ühendust võtta ja küsida, et kuidas ma siit edasi lähen. Tegelikult olen mõelnud ka sellele ja ma kohe tutvustan teile, mida sellises olukorras ette võtta. Nii, aga ma jagangi praegu Moodle'i kursust. Teil kõigil on see Moodle'i kursus ka lahti. Nii, nüüd te näete seda Moodle'i kursust. Mõningatel teil kindlasti on olemas selle kursuse kasutamise kogemus, mõnel veel ei ole ja sellepärast ma räägin natuke põhjalikumalt. See kursus koosneb siis sellistest osadest, et kõigepealt siin keskel on põhiekraan, kus alguses on olemas kohe hästi oluline info, millest ma ka räägin kohe. Siis allpool on 6 moodulit erinevates kastides. Siin paremal pool, kui te näete, on tegelikult kõigepealt minu visiitkaart, kuhu te saate siis ka mulle meilile vajadusel kirjutada. Siin on olemas kalender, kus on märgitud ära teie jaoks olulised kuupäevad ja tähtajad. Ja siin all on üks selline edenemise riba, kus siis te saate näha, missugused tööd on teil tehtud, missugused vajavad veel tegemist. Ja kui ma nüüd vasakule poole vaatan, siis juhul, kui te jääte hätta nende kastis olevate moodulitega, siis siin vasakul pool, kui te klõpsate, on need moodulid ka selliselt, näete, lahti klõpsatavad, ehk mõne jaoks võib-olla selline struktuur on natuke sobivam. Nii et saate ka seda vasakpoolset osa kasutada. Ma panen selle praegu siit ristist kinni. Ja alustamegi selle kursuse ülesehitusega. Kõigepealt kindlasti mainin, et tegemist on tasuta kursusega ja seda rahastatakse siis Euroopa Sotsiaalfondi tegevustest ja selle meetme nimetus on täiskasvanud hariduse andmine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine ehk lühidalt on võtmesõna võti. Ja see kursus on avatud siis alates 17. märtsist ja 9. maiks peaksid olema teie kõik need ülesanded täidetud ja ma saan teile väljastada tunnistuse. Samas on augustini kursus avatud, ehk kui te ei jõua kõike vaadata, kui te ei jõua kõike ja te tahate võib-olla vahepeal midagi meelde tuletada, omale üles kirjutada või mõnda asja omale ka arvutisse salvestada, siis augusti keskpaigani või täpsemalt 10. augustini saate te neid materjale veel julgelt kasutada. Miks 10. augustini? Põhjus on see, et siis me alustame juba uue kursusega. Ja kursus koosneb siis 6 moodulist, ma siin allpool teile juba ka näitasin. Nii. Ja tegelikult on kursus hiljemalt igal esmaspäeval, meil on aega 8 nädalat ja igal esmaspäeval hiljemalt avaneb uus moodul. Tegelikult ma püüan välja panna varem materjalid, nii et need, kes kiiremini edasi liiguvad, saavad ka varem nende materjalidega juba tutvuda ja ülesandeid lahendada. Kursus on läbitud, kui te olete saanud 60% hinnetest. Ma kohe vahepeal vahetan oma rolli õppija rolli peale
siis on mul täpselt see ekraanipilt ees, mida teiegi näete. Juhin veel tähelepanu, et tegelikult saab siit valida ka keelt. Ma alustasin siis ingliskeelse materjaliga, aga näete, siit saate valida ka eesti keele. Nüüd on kõik teil ka eesti keeles näha. Nii, ja ühesõnaga see kursus on läbitud, kui 60% töödest on esitatud. Olen jaganud siis kuude moodulisse ja need moodulid on natuke erineva kaaluga, ehk tegelikult tõsisema kaaluga on tekstitöötluse ja tabelitöötluse moodulid, need annavad 30% tulemusest. Tehisaru ehk tehisintellekti moodul annab 10%, pilveteenuste kasutamise moodul 10%, esitluste moodul 10% ja elektroonilised töökeskkonnad 10%. Ja nagu ma ütlesin, siis 60% peab olema siis täidetud, ehk kui see ümber arvestada punktidest, siis te peate saama 60 punkti selleks, et oma tööd, ütleme, et saada tunnistuse. Nüüd, nagu ma siin olen kirjutanud, siis kursusel on ülesanded nii algajatele kui edasijõudnutele. Ja kuna te olete erinevate oskustega, ma ei tunne teid hästi, aga ma usun, et sellise hulga inimeste seas on kindlasti nii algajaid keskmiste oskustega kui ka tegelikult juba edasi jõudnud, kes on tulnud kiikama, et mida põnevat siin kursusel siis veel pakutakse. Sellepärast olen ma pannud välja ka erineva tasemega ülesanded ja tegelikult võib juhtuda, et need, kes lahendavad ära nii algtaseme kursused või ülesanded kui ka edasijõudnute kursused, siis nemad saavad rohkem kui 100 punkti, kui nad kõik ära teevad. Aga see ärge laske ennast sellest häirida, vaid oluline on siis ikkagi see, et te teete ära, saate vähemalt 60 punkti. Kui palju te mingis moodulis punkte saate, tegelikult ei oma tähtsust. Sest kursus on mõeldud selle jaoks, et kõik, kes siia kursusele tulevad, midagi saavad. See tähendab seda, et te leiate üles just selle informatsiooni, mis teid kõnetab. Teete ära need ülesanded, mis teile on jõukohased. Et eesmärk on ikkagi eelkõige seda, et te õpiksite midagi juurde ja saaksite sellest kursusest siis kasu. Ja kui ma mainin, et see kursus on tasuta, te saite ka kindlasti selle kirja, siis tegelikult kursus on tasuta sel juhul, kui te tõesti õpite, omandate teadmisi ja lahendate ülesandeid. Kui teil nüüd jääb kursus pooleli, olgu see aja tõttu või mingil muul põhjusel, siis kindlasti soovitan ühendust võtta minuga, leiame lahenduse, aga kui mõjuvat põhjust ikkagi ei ole, ma usun, et selle 8 nädala jooksul te leiate selle aja, et neid ülesandeid teha, siis tegelikult esitatakse teile arve. Nii et nagu öeldakse, õppimine on tasuta, mitteõppimine on tasuline. Nii et soovin teile ilusat ja edukat õppimist. Nüüd natuke sellised esimesed asjad, mis tuleks ära teha. Kui te näete, siin on selline alapealkiri suhtlemine, arutelu ja jooksev info. See on tõepoolest selleks, et mina saaksin teile jagada informatsiooni. Näete, siin on koolitaja teated õppijatele. Siia saan kirjutada ainult mina. Hetkel ma ei ole midagi siia kirjutanud, aga lähiajal kindlasti kirjutan teile. Ja teie saate selle info, mis ma siia kirjutan, saate te omale meilile. Sest kui te logisite siia kursusele sisse, siis teil on seal olemas, te pidite sisestama ka meili aadressi ja te saate selle info meilile, aga saate näha seda kirjavahetust ka siin keskkonnas. Nüüd järgmine on osalejate foorum. See on nüüd see koht, kus teie ise saate arutleda. Ja ma kutsun tõsiselt üles oma küsimusi, mõtteid, täiendusi ja tegelikult ka oma teadmisi siin jagama. Ja tegelikult see käib lihtsalt, kirjutate lisa uus arutelu teema, panete siia küsimus näiteks vormistamise kohta või idee. Ma panen siia idee, hoopis teil tuli idee vormistamise kohta. Siia panete kirja teie küsimuse. Te saate siia lisada ekraanikuvasid ehk screenshot'e või siis mingisuguseid arvesta hoidlad, choose file, siis saate minna oma kodulehele või desktopile, oma arvutisse, laadida siit üles mingisugused
No näiteks ma võtan siit ühe faili, laen selle üles. Nii, siis ilmub see fail siia. Saate valida ka selle suuruse, et ta liiga suur ei oleks. Nii, ja saate siis üles laadida, salvesta pilt, nii. Ja saate selle üles laadida. Siis on veel võimalus lihtsalt kirjutada muidugi, lisada siia veebilinke ja nii edasi. Ja siis postita foorumisse. Nii, mina hetkel selle tühistan. Ja kutsun siis üles tõepoolest teil siin nii küsimusi esitama ja teistel jällegi vastama nendele küsimustele. Et kui te teate vastust, siis vastake ise. Mina kindlasti vaatan ka seda foorumit ja võimalusel vastan nendele küsimustele. Edasi, esimene ülesanne. Nüüd on kahte tüüpi ülesandeid. Osad ülesanded on need, mis te ise märgite, et teil on tehtud ja nad on siin, näete, edenemisskaalal parempool all. Osa on siis need, mis tuleks, mida mina hindan ja siis saavad nii-öelda märgitud tehtuks. Saame tuttavaks. See on nüüd selline asi, kus ma palun teile, et te tutvustate ennast, lisate oma foto või mõni pildi või video või iseloomustate ennast iseloomu või hobide kaudu. Võite mitte enda pilti lisada, kui te ei taha oma pilti lisada, võite lisada näiteks mingi hoopis teid iseloomustava, ma ei tea, linnu, looma, taime pildi ja nii edasi. Ja see käib siis selliselt, et klõpsate siia plussi peale, panete siia oma nime, näiteks Mare. Nii. Kirjeldate siin ja saate samamoodi linkida, saate lisada pildi või YouTube'ist mõne video. Nii, ja kui te siis olete selle töö ära teinud, siis näete, siin paremal pool on nupuke märgi tehtuks ja teil ilmubki selline linnuke, et tehtud ja siis hiljem ilmub ta siia ka edenemise skaalale. Teine, veel üks asi, mis ma palun teil kohe alguses ära teha, on vasta küsitlusele. Ja see ei ole üldse keeruline küsitlus, vaid siin all on siis, et vasta küsimustele ja hakkate vastama küsimustele, et kui kindlalt ennast tunnete tekstitöötlustarkvara, näiteks Microsoft Word kasutamisel. Teate kõike, olete pidev kasutaja, kuid ei oska paljusid võimalusi kasutada ja nii edasi. Märgite linnukese ka ära ja lõpus on küsimus, mida sellelt kursuselt kõige enam ootad. Paari lausega pange ka see kirja ja siis submit questionnaire ja saabki see küsitlus täidetud ja te saate omale jällegi märkida siia ära, et märgi tehtuks. Need on siis sellised esimesed asjad, mis te peate enne kursuse algust ära tegema. Näete, kui ma märgin tehtuks, jälle üks asi tehtud. Nii, nüüd lähme moodulite juurde. Kuidas neid mooduleid lugeda? Siin on kohe all kirjas, et õppematerjalid. Kusjuures te näete ka oma üldist edenemist siit. See protsent tegelikult ei ole nii suur, sest ma veel osadesse moodulist õppematerjali hakkan lisama, nii et see protsent läheb ilmselt väiksemaks. Nii, nüüd vahepeal ütlen, et kuna nii palju kerimist on siin, siis te võite siit ristist selle üldise osa esialgu kokku panna. Ja nüüd näete, on teil ainult ekraanil need 6 moodulit. Ja see kasutamine käib siis nii, et klõpsate mooduli peal ja teil avaneb uus aken. Nüüd juhin tähelepanu, et natuke ebamugavalt on see moodul ehitatud, et te peaksite noolega alla liikuma. Mitte kerimisribaga, vaid noolega. Näete, nii nagu mina liigun. Ainult klaviatuuri noolega, siis on natuke mugavam. Ja ma olen jaganud enamus neid õppematerjale või mooduleid on üles ehitatud nii, et esialgu on videoloengud, siis on kaust, näete kausta ikoon, kus on erinevad abitekstid, mida te peate siis näiteks antud juhul Wordi puhul alla laadima, et lahendada ülesandeid. Saate siia ilusti klõpsata ja laete selle siis lihtsalt alla oma arvutisse. Ja nii, ja teised on siis ülesanded. Ja siin on siis näiteks Wordi puhul 4 ülesannet. On siis ülesanne 1,
hästi lihtne ülesanne, kus siis te saate maksimaalselt 5 punkti. Ma kirjutan alati siia järgi, mitu punkti te saate. Siis on ülesanne 2, kus te saate 10%, kuna raskusaste on natuke suurem. Ülesanne 3 saate 15 punkti, kuna raskusaste on veel suurem, ja ülesanne 4 ehk siis edasijõudnud ülesanne, kus saab 20 punkti. Et tõepoolest neid edasijõudnud ülesandeid ei pea kõik täitma ja ei pea muretsema, küll aga võib sinna sisse kiigata. Nüüd, kas te võite üles laadida ainult sel juhul, kui kõik ülesanded on täidetud? Ei, te tehke ära nii palju, kui oskate, püüdke muidugi maksimaalselt teha ära. Kui te teete ära vähem ülesandeid, siis saate ka vähem punkte. Näiteks Wordi puhul on siis 3 ülesannet, 3 harjutust igas ülesandes, nii et vastavalt sellele siis ka punktid. Ja siin lõpus on veel üks selline PDF-failina, selline iseseisev ülesanne, kus te siis saate ise katsetada ja see ei eelda, kui teil on lihtsalt selline märk, siis see ei eelda, et te peate mulle midagi saatma. Nii et ülesanne 1, võtame lahti. Tegelikult iga ülesande juurde tuleb veel eraldi kirjeldus, aga üldine info, et siin on tavaliselt alguses see ülesande fail, mille te alla loete ja mida te siis täidate. Ja kui te olete selle ära täitnud, siis näete siin koht lisa esitatav töö. Ja siit te saate jälle selle töö, näete, lisa esitatav töö, failid, ilmub jälle see, et vali arvutist fail ja saate üles laadida. Nii et kõik on väga mugav ja arusaadav. Ja mina omalt poolt siis panen teile siis hinded sinna selle ülesande eest ja see siis kajastub teie nii-öelda hinnete lehel. Aga ma siia ülesannete ette teen kindlasti ka veel ja iga mooduli ette täiendavad videoklipid, et paremini oleks arusaadav, mida ja kus teha. Nii. Ja oleme vist peamiselt nende küsimustega ühele poole saanud, üldise infoga, aga ma julgustan teid kindlasti kirjutama mulle, kas läbi osalejate foorumi, võib ka mulle meilile kirjutada, aga kiiremini saaks siin osalejate foorumi kaudu. Nii et kui teil tekivad küsimused ja osalejate foorumi eelis on ka veel see, et tegelikult siin saavad aidata vastata ka teised. Nii et kui nüüd jäi veel midagi arusaamatuks, kirjutage mulle, ma kindlasti vastan teile. Panen üldised küsimused ja vastused ka foorumisse. Kuna te olete nüüd esimene rühm, kes seda 100% e-kursust läbib, siis võivad siin tulla mõningad äpardused, võib-olla mõni link ei avane või midagi muud. Julgelt küsige, andke mulle teada, ma parandan ja ma kirjutan ja kui on sellised üldised küsimused, mis vajaksid laiemat informeerimist, siis ma teen ka siia juurde sellised selgitavad veebipostitused. Aga minu poolt hetkel kõik. Mina soovin teile ilusat kursuse läbimist. Loodan, et kõik leiavad enda jaoks midagi huvitavat ja põnevat. Nii et edu ja kohtumiseni järgmistes videodes.